Tere 3. K-klass! Täna räägime jälle arvudest 10 000-ni. Tuletan sulle meelde, et nagu arvutamine 10 piires ja 20 piires on sarnane, on ka arvutamine 10 000 piires sarnane 1000 piires ja ka 100 piires arvutamisega. Kui liidame 7 pluss 3, saame 10. Kui liidame 70 pluss 30, saame 100. 700 pluss 300 võrdub omakorda 1000 ja 7000 ning 3000 võrdub 10 000. Siin on 4 kümnelist ja 6 kümnelist ja kokku saame 10 kümnelist. Siin on 4 sajalist ja siin on 6 sajalist ja kokku saame 10 sajalist. Siin on 4 tuhandelist ja 6 tuhandelist ja kokku saame 10 tuhandelist. Aga nüüd palun ava oma töövihik leheküljelt 50 kuni 51. Ülesanne 117. Arvuta, leia kõik võimalused, et vastus oleks 100, 1000 või 10 000. 100. 70 pluss 30 võrdub 100. Ehk siis 7 kümnelist pluss 3 kümnelist võrdub 10 kümnelist. Teeme ühe näite veel. 60 pluss 40 võrdub 100. Ja tõmbame need maha. Kindlasti leiad siit veel 80 ja 20, 50 ja 50 ja 10 ning 90. Kirjuta ka need siia. 1000. 400 pluss 600 võrdub 1000 ehk 4 sajalist ja 6 sajalist võrdub 10 sajalist. Võib-olla märkad kohe 700 pluss 300. 10 000. 6000 pluss 4000 võrdub 10 000 ehk 6 tuhandelist pluss 4 tuhandelist võrdub 10 tuhandelist. Esimene näide, mida saan sulle jälle soovitada, on 7000 pluss 3000, siis 8000 pluss 2000, 9000 pluss 1000 ning 5000 pluss 5000. Need kõik võrduvad 10 000. Ülesannet 118 me ei tee. 119. Võrdle. Lihtsalt märgi suurem, väiksem või võrdne. Ülesanne 120. Järjesta arvud. Ja nagu me märkidest näeme, peame järjestama arvud väiksemast suuremaks. Pane tähele, siin on 4 erinevat rida. Vaatame esimest näidet. Mis on siit kõige väiksem? Kõige väiksem on 1306. Siis tuleb 1361. Siis 1603. Ja viimane on 1606. Ja oskad ise edasi. Head aega, ole tubli!